Eile andis valitsuse eelinfot, mis puudutab täiendavaid meetmeid, millega saaks praegu kehtivat olukorda leevendada ja eelkõige puudutab see sisespordisaalide ujulate avamist juba tulevast esmaspäevast. Minu jaoks jäi natuke arusaamatuks otsus, mis puudutab basseine, sest mitu nädala jooksul oli räägitud selles, et basseinid on viimased kohad, mida saab avada. Veel üks küsimus, mis jääb arusaamatuks, mida ma arvan oleks vaja lähiajal täpsustada, mida selliste leevenduste puhul peaks tähendama reegel 2+2 ja sotsiaalse distantsi nõue. Tallinnas on spordirajatisi 180 ringis, neist 100 on munitsipaalomand, 80 on erakätes. Seega ei saa siin linn otsustada, kas avada spordisaalid, sest tekiks arusaamatus, kui pooled objektid on lahti ja pooled kinni. Kui selline otsus peaks neljapäeval siis valitsuse poolt tulema, siis me oleme valmis esmaspäevast meie spordiobjekte tasapisi avama, loomulikult järgides kõiki reegleid ja tingimusi, mis siis väidetavalt peavad selle valitsuse otsusega tulema. Siiski ei sooviks linnavalitsus spordirajatisi ja basseine avada, kuid eraomandit nad millekski kohustada ei saa, sest tegemist on valitsuse otsusega. Nakatunute arv meil on jätkuvalt tõusutrendis, ehk siis see dünaamika langeb ja tõepoolest me saame juba praegu öelda, et me saime hästi hakkama, aga me saime hästi hakkama just sellepärast, et meie käitumine oli ettevaatlik. Kuna ujulates ja spordisaalides on võimatu distantsi teistega hoida, siis linnapea sõnum linlastele on. Oht ei ole kuskile kadunud, siis ka iga inimene, iga Tallinna kodanik peab enda eest hoolitsema ja vältima täiendavaid kontakte, sotsiaalkontakte, pinnadega kontakte. Ja mina soovitaks esialgu basseinide külastamisega mitte kiirustada.